Paralaskesuusatamine on talispordiala, mis koosneb 2 distsipliinist. Murdmaasuusatamine ja laskmine, milleks kasutatakse spetsiaalset relva. Paralaskesuusatamist tutvustati esmakordselt tali paraolümpiamängudel Norras 1994. aastal. Paralaskesuusatajad on vastupidavad ning väga täpsed. Võistluse ajal tuleb vaheldumisi kiiresti suusatada ja teha tabavaid laskemärkide pihta. Kindlasti on keeruline täpselt sihtida, kui oled kiiresti suusatanud. Võistlusringide pikkused on 2,5 või 3 kilomeetrit. Iga suusaringi lõpus on vaja läbida lasketiir. Üleval on 5 märki, mis asuvad laskejoonest 10 meetri kaugusel. Iga möödalasu eest tuleb sportlasel suusatada trahviring või siis lisatakse tema ajale trahviminut. Võistlevad nägemis- ja füüsilise puudega parasportlased. Püsti- ja istesuusatajate tabav lask muudab algselt musta värvi märgi valgeks. Kui nende lask ei ole edukas, siis jääb märk mustaks. Nägemispuudega sportlased saavad märki lasta elektroonilise relva abil, mis aitab märki leida helisignaalide abil. Nende edukas lask muudab märgi roheliseks ning möödalask jätab märgi punaseks. Klassifitseerimissüsteem võimaldab grupeerida parasportlasi puude liigi ja raskuse järgi. Lõplik paremusjärjestus ja võitja selgub kasutades arvestuslikku ajavõttu. See muudab võistluse ausamaks. Kõigest jõust pingutades ning vahepeal märki laskmine nõuab suurt keskendumisvõimet ja enesekontrolli. Paralaskesuusatajad on uskumatult kiired ja täpsed.